Tere kuulamast podcasti ilusatest asjadest. Mina olen Kadri Kruus, disainer ja aksessuaaride looja. Mind on alati huvitanud aksessuaaride ja riiete jõud. Kas te olete tundnud, et mõnd riietuseset või aksessuaari kandes muutute julgemaks, enesekindlamaks, ilusamaks? Selle sõna kõige laiemas tähenduses. Sellise erilise väe omistavad minu jaoks eriliste inimeste poolt kingitud ehted, aga ka minu enda soetatud ehted, mille tihti on taga väga väekad loojad. Täna on minuga koos üks eriline ja väekas naine, kes on loonud igapäevased talismannid tänapäeva naistele. Tere, Kris! Tere, Kadri! Kuidas sa iseennast tutvustaksid või kuidas sa soovid, et sind tutvustataks? See oli päris ilus, mis sina tutvustaks kasutasid. ma nuputasin kaua. ei nuputanud kaua, see tegelikult tuli väga lihtsalt, sest see ongi nagu hästi loogiline seletus nendele ehetele, mida sa teed ja mida sa lood. Okay. No ma mõtlen, kuidas ma ennast ise tutvustaksin. Ma arvan, et see, et ma ehteid teen, on üks väike osa ainult. Et sinna kindlasti tuleks lisada, et ma olen ema ja kellegi naine ja kellegi tütar ja kellegi õde ja kõik need muud rollid, mis tegelikult elus me nii-öelda läbi mängime, on ju. Aga selle ehte tegemise ma vast paneks laiemat lihtsalt, et loominguline inimene, mida ma usun, et me kõik oleme, kellel on vedanud, et ta saab neid oma loomingulisi puhanguid välja elada. Ja on leidnud endale inimesed, siis, kelle jaoks see kuidagi resoneerub nende jaoks või see tekitab neis mingi selle õige tunde, on ju. Et sa saad põhimõtteliselt nagu looja, kes loob midagi, mis loodetavasti mõjub positiivselt, innustavalt, jõudu andvalt neile, kelle jaoks siis seda sõnumit või loomingut vaja on. Aga alustame päris algusest, et kui sa hakkasid ennast tutvustama ja siis sa ütlesid, et sa oled ema ja sa oled kellegi tütar ja alustame kõigepealt sinust, et kus sa üldse pärit oled? Pärit Tallinnast, Kadriorust. Aga kuidas sa jõudsid ehete juurde, et kas sa juba lapsepõlvest peale tegelesid ehetega ja kaunite kunstitega? Ei tegelenud. Ma arvan, et see on vast ka läbi jooksnud juba mingisugustest kohtast ennem, nii et mina olen sellisest perest, kes võib kutsuda tennisepere. Et me elasime terve mu lapsepõlve kuskil 3 minuti kaugusel tenniseväljakutest. Mu ema on treener, tema isa, minu vanaisa oli tennisetreener ja kõik mõed ja ka vend, me oleme kõik tennist mänginud ja kindlasti esimese kogu oma siis nooruse ja ka 20. ma tegelikult olin tennisega seotud hästi. Et ma ülikoolis, kui ma õppisin, siis ma ka kõrvalt andsin tennisetunde ja tegelikult ka siis, kui ma olin alustanud enda jaoks nende ehete tegemisega, siis ma veel paar aastat ikkagi tegelesin tennisetööga, kuna see oli selline asi, mis tõenäoliselt siis, pigem ma mõtlesin, see ehete asi on nagu hobi või ma tegin seda enda jaoks, eks ju. Et see ei olnud mingit suurt business planni mul ei olnud, et hakatagi nüüd tegema ehte brändi ja nii edasi, et see kuidagi kujunes ja pigem siuke sporditüdruk. Aga praegu sa mängid tennist? Ei ole väga palju mänginud, ma vist tekkis siuke väike küllastus, kuna ma seda nii palju tegin, et ma mängisin ja siis ma olin treener ja ma olin nagu põhimõtteliselt terve selle elu selle sees olnud, et kuidagi, kui tekkis see ehete loomise võimalus, siis ma lihtsalt tundsin, et ma tahtsingi vist siukest täiesti nagu vahetust kuidagi, et mingit puhkust sellest. Ja viimati ma mängisin korraks eelmisel suvel, meil oli minu vanaisa jaoks mälestusturniir, ta oleks saanud 100, et siis ma võtsin korraks räketi kätte ja tegelikult oli täitsa tore, aga kuidagi ma ei ole veel selleni jõudnud, et ma arvan, et nüüd mul tüdrukud on, mis nad on 4 ja 2, et võib-olla kui ma see talv neid hakkan natukene õpetama, sest ikkagi tahaks, et nemad ka oskaksid mängida. Et saaks pisiku endale. Ikka. Muidugi. No, et siis võib-olla ja nad natuke nüüd on vanemad, et tekib seda aega juurde, et võib-olla isegi mingi moment uuesti lihtsalt enda lõbuks on ju natukene toksida,
aga ära see ei unune tennisemäng, see on vist nagu rattasõit, et õpid korra ja jääb meelde või? Pigem peaksid kogu aeg hoidma ennast niimoodi. No ikka suur vahe on, et kui sa vahepeal ei ole mänginud, et päris suur vahe. Noh, ütleme nii, et niukest probleemi nüüd ei ole, et ma nagu täitsa mööda löön pallist, on ju. Aga kindlasti on nagu mega suur vahe sellega, et kui sa nagu kogu aeg treenisid ja kogu aeg mängisid ja siis lihtsalt üldse sellega nagu vahepeal ei tegele, et loomulikult ei, noh siin ei... Et siis vahel võib-olla ongi see, et miks ma ei ole nii väga taht mängida, sest tundub, et ega ma nagu kiiremaks ei ole muutunud ja osavamaks, et pigem nagu on alla mäge läinud see. Aga kuidas need ehted, sinna tulid tennise ehted, et need on nagu omavahel minu arust nagu väga kaugel üksteisest. Oi, see ehete teema tuli jah kuidagi hästi naljakalt, et ma üldse noorena ei kandnud väga ehteid. Ma ei ole kunagi olnud selline, kes võib-olla mingid suuri, ma ei tea, kõrvakaid või noh, ühesõnaga mul oli mingid väga vähe ehteid esiteks ja nad olid tavaliselt, kas siis oligi mingi kingitus, mingi keskkooli lõpu puhul või kas vanavanemad olid midagi kinkinud ja siis ma avastasin, et ma elasin 7 aastat, kuna ma käisin USAs ülikoolis mõlemad oma vanemaega, et siis mingi 7 aastat, kui me seal olime, siis me käisime vahel, olid New Yorgis, oli see hästi lahe koht, kus sa leidsidki niisuguseid noori disainereid. Ja siis ma olin sealt näiteks teinud mingid ehted, mis mulle väga meeldisid. Et mul oli jah mingi sellised oma lemmikud, mul ei olnud neid palju, aga oli mingi siuke kindel stiil või mis mul meeldis. Ja siis mul lihtsalt kahjuks nad varastati ära see aeg, kui ma elasin Londonis. Ja selle tulemusena ma üldse nagu avastasingi, et tegelikult miks ehe üldse oluline on või et kui hakkad nagu riide panema, siis tegelikult ikkagi ei ole päris nii, et üldse pole neid vaja. Ja teine asi, ma sain ka aru, et need ehted, mis sul on siis tegelikult kinkinud seal vanavanemad või mis ongi keskkooli lõpuks või millel on niisugune suur emotsionaalne väärtus, et kui need ikkagi varastatakse või kaduma lähevad, siis noh, et see ei ole nagu täitsa suva, et lähen ostan uue, on ju. Ja sealt tuli nagu sellised erinevad asjad ja siis ma muidugi läksin poodi ja avastasin, et issand, et ehted on ikka jube kallid. Või need siis, mis mulle meeldisid, on ju. Ja mul on hästi tugev metalliallergia, mis tähendab, et ma saangi ainult kanda, kas siis hõbe või see kullaga täidetud või kuld või et sükest nagu tavalist metalli ei saa üldse panna enda peale. Ja juba see siis nagu limiteeris valikuvõimalused ja sealt kuidagi see vaikselt argnes, et lihtsalt sattus nii, et tol ajal Londonis oli 2 toredat teist sõpra mul, üks, kes on juveliir ja teine, kes oli siuke hästi suur käsitööfänn ja siis nemad mu tegelikult nagu vedasid selleni, et ma ise ei tulnud selle pealegi, et me siiamaani oleme naernud, et nad pakkusid, et kuule, et lähme umbes teeme ja ma ütlesin, oi, et mul mingid käelised asjad või et mingi siuke et ei, see ei ole üldse minu teema ja mul kindlasti ei tule välja see ja ma ei oska seda niikuinii ja vist esimene selline nagu äge moment oligi seal Kivipoes, et mulle nagu vaatasid, et oi, et mulle meeldivad siuksed natukene sellised tahulised kivid siis või ma ei oska öelda, natuke sellised kiiksuga asjad, kiiksuga kivid on ju. Ja siis sealt edasi läksime nende juurde, neil olid kõik need jubinad olemas, mis vaja on, mida sa nagu tavaliselt ei teagi, mida on vaja, et üldse teha, eks ju. Ja siis, kui ma seal esimene kord maha istusin ja vaikselt toimetama hakkasin, siis ma lihtsalt avastasin, et see on nagu meeletult lõõgastav ja kuidagi siuke äge tegevus. Ma arvan, igasugune loominguline tegevus, kus sa tegelikult unustad selle igapäeva ära, viib su siuksesse teatud olekusse, kus sa kuidagi avastad selle enda zenni või ma ei oskagi teisiti öelda, et siuke hea on olla. Hakkasid ise oma kätega ehteid tegema ja viskasid põhimõtteliselt reketi nurka? Ei, sinna läks ikka väga kaua, ma arvan mingisugune 3 aastat kindlasti või. Aga siis ma tegin kohe müüsid neid või sul oli kohe tekkis mingi klientuur või kuidas sa jõudsid üldse selleni, et sa teed sellest äri või et see kuidagi arenes ise, aga ma saan aru, aga kuidas see läks nii, sest et tegelikult on ju praegu ka Eestis väga palju neid naisi, kes kodus vaikselt teevad lauanurga peal või kuskil nikerdavad ehteid, aga kuidas sa jõudsid selleni, et sul tekkis täiesti oma käekiri,
mis on sinu brändile nagu nii ära tuntav hetkel ja kuidas sellest väikestest ehetest sai päris äri? See käekirja asja, ma ei oska teisiti öelda, kui mul on vist kogu aeg see olnud. Sellega, ma ei tea, kas siis ongi, et kuna ma teen, ma arvan, see on seotud sellega, et ma teen ehteid, mis mulle meeldivad. Ja kui sa teed asju ilma, et ma püüan nagu jäljendada midagi, et ma lihtsalt tegin asju, mis mulle meeldisid, mida ma tundsin, ma tahaks kanda ja kui see tuleb sinu seest, siis see tulebki sinu käekirja ja ta tulebki sinu näoline ja ta ongi loomulikult juba ju nii-öelda osa sinust. Et ma ei tea, et ma nagu seal mingisugust see tuli nagu hästi loomulikult, on ju. Ja teine, mis mul oli kohe algusest peale, oli, et ma tahtsin, et need tooted või need ehted, mis ma ise endale ju tegin, kuna ma ise neid kandsin, siis ma tahtsin, et nad näeks välja hinnalised ja nad näeks välja nii-öelda nagu päris, mitte et keegi tulebki ja ütleb, näe, sa oled kodus teinud, on ju, et see oli nagu hästi oluline mulle, kuna tõenäoliselt see on lihtsalt minu eelistus, et igasuguseid inimesi on, et osadele meeldib, et näebki välja, kohati on ka ju moes hästi moes, et oleks siuke nagu robustne või et umbes siuke teema on ju. Et minu eelistus lihtsalt oli see ja ma mäletan, et ma tegin, oli üks must kihvfoon üksist, mida ma hästi palju kandsin ja siis veel niisugused teatud elemendid ja minul oli pigem see, et ma mõtlesin, et kui nüüd keegi tuleb juurde ja ütleb, et oi, et sa oled ehteid, siis ma lõpetan selle pulli kohe ära, on ju, et siis on nagu liiga kodukootud näeb välja, on ju. Ja kedagi ei tulnud juurde ja siis ma ise kandsin, et siis ma tegingi endale vastavalt sellele, et mis ma nagu tundsin, et mul oli puudu veel või mida ma tahaks kanda või võib-olla mida ma olin kogu aeg mõelnud, et tahaks siukest ehet ja polnudki näinud kusagil, on ju, või vahel oli mingisugune kivi või ühesõnaga seal on ju neid, sa tead ise, et see inspiratsioon tuleb nagu igasugustest asjadest, on ju. Ja siis lõpuks ma elasin ikka veel Londonis ja siis ma kogu kandsingi neid ehtis, mul muid ju ei olnud, on ju. Muud olid ära varastatud. Muud olid ära varastatud, siis muud varianti ei olnud, kandsingi neid oma ehteid ja kuni siis tuli üks sõbranna, kes mult küsis nagu ühe kohta, et oi, et kuule, et ma olen juba ammu vaadanud umbes, et kus sa nagu ostsid selle. Ja siis ma nagu ikka õudselt nagu põdesin seda, et ma neid ise teinud. Ma ei tea, miks. Tõenäoliselt see oligi see, et enda jaoks oli ka hästi uus ja võõras roll nagu ja hästi palju kahtlusi, et ma ei tea, et kas ikka nagu on nüüd ilus või kas ta nagu on siuke, on ju. Ja siis mul oli õde Kaire oli on ju kõrval ja siis Kaire ütles, et kuule, et Kris ise tegi, on ju. Ja siis niimoodi tegelikult need kliendid tulidki, et lihtsalt kandsin, kellegile meeldis, keegi küsis, kuule umbes, kas sa müüksid ära selle ja siis ma mingi moment pidin lihtsalt maha istuma ja mingid arvestused tegema, et palju siis see materjal on või mis hinnaga sa siis müüd, on ju, või kuidas sa hindad oma tööd, on ju. Aga see oli hästi siukene, nagu tavaline, selles mõttes minu jaoks hästi tavaline algus, hästi loogiline, et ma kuhugi nagu seda kuulutama ei läinud, et ma nüüd mingid ehteid teen ja päris pikalt, isegi kui ma Eestisse või eriti kui ma Eestisse kolisin, siis ma nagu ei rääkinud sellest kusagil, et ma niimoodi kui kandsin ja tegin endale juurde ja jälle kandsin ja siis niimoodi need inimesed vaikselt nagu kuidagi tulidki, et ikka tuli keegi jälle juurde, ütles oi, et kui äge, et kus sul see on või ja siis ma tegin FIA, eks ju, ja siis ma ikka tegin ju kodust päris pikalt, et päeval käisin, andsin tennisetunde ja siis öösel möllasin oma kivide ja asjadega, on ju, ja mis on nagu hästi-hästi äge on see, et osa nii-öelda kliente, kes meil ikka, mul see sõna klient üldse tegelikult ei meeldi, on ju, aga osa neid kliente on tegelikult käinud mul kunagi, kus ma elasin mul kodus neid esimesi asju ostmise, neil on need kõige nii-öelda, ma naeran, et peaaegu nagu vintage juba, on ju, et see on nagu äge, et nad on jäänud, et nagu algusest peale ja nad tulevad tagasi ja nagu see on minu jaoks nagu hästi suur kompliment. Et see kõik jah, kuidagi niimoodi, ma ei tea, kujunes või? Ja siis vahepeal tuleb teha neid julgeid samme, et sa teed mingeid otsuseid, et nagu investeerid enda aega ja energiat veel rohkem sellesse, kuigi võib-olla algul on siuke kahtlus, et kas see nagu üldse toimib või kes ikka neid ostab siis nüüd või. Aga jah, nagu kuidagi see on niimoodi läinud. Ma mäletan meie esimest kohtumist. Mäletad või? Mina ei mäleta. Vaata, inimestel on muidugi see mäluga mäletab erinevalt asju, aga mina mäletan seda nii, kui ma seda saadet ette valmistasin, siis
sellest on aastaid möödas muidugi ja ma mäletan, sa tulid ühe ideega minu juurde. Sellest ideest on, see idee oli täiesti sul olemas, sa teadsid, mida sa tahad teha ja sellest on tänaseks päevaks üks sinu bestsellereid kujunenud. Time Rock või? Jaa, õige. Ja mäletan, see oli täiesti geniaalne idee, et justkui kell, mis ei näita aega, vaid näitab seda, võt sul on endale see täna käe peal, näitab seda, et sa pead mõtlema enda peale ja et sul ei ole kogu aeg vaja kuhugi tormata, et minu arust on nagu väga hea idee, mitte ainult idee, vaid kogu see kontseptsioon on nagu väga hea. Et kas sinu ehetel on tihti sellised lood, et või kas sul on, mina mäletan seda Time to Rocki lugu nii, aga võib-olla sul on veel mõni ehe, millega on selline lugu seotud. Või ongi tihti su ehted nii, et tuleb enne lugu ja siis ehe või inspireerib sind rohkem looma see pool väriskivi, mida sa kasutad? Enamjaolt on mingi lugu või sõnum. Et see on hästi hästi läbiv. Ja ma vist ise nüüd olen tagantjärgi vaadanudki, et pigem on see ehete tegemine võib-olla mingis mõttes minu jaoks olnudki mingi oma nägemuse või sõnumi edastamine või jagamine siis ülejäänud inimestega. Et praktiliselt kõigil ehetel ongi mingi lugu või ütleme isegi, et kui siin suuremalt minnad ka mingi kollektsioon, siis on ka selle kollektsioonil mingi nagu läbiv mõte või idee olnud. Mõtlen issand, millise valida veel. See Time to Rock on kindlasti üks esimesi, mis oligi niimoodi, et tugeva sõnumiga, mis inimestele hästi meeldis ka. See sõnum, et tänapäevases ühiskonnas on ka selles mõttes hästi, hästi oluline, et sa pead leidma selle aja ja mõtlemaks enda peale, et sa pead mingil ajal olema natuke egoist, et sa ei saa endast anda kogu aeg kõike teistele. Ja siis tuli ju järgmine tegelikult, nüüd mul tuleb meelde küll järgmine, mis vist oli selline hästi, kus ma sain hästi selgelt aru, et see sõnumi teema on mulle hästi kuidagi oluline. Ma kogusin, ma ikka endiselt kogun, ma olin vist juba mingi 15-20 aastat kogunud mingeid igasuguseid quote ja ütlusi, mul õudselt nad meeldivadki, et kui ma kusagil, vahel umbes kõnnid kuskil New Yorgi metroos ja sul jääb mingisugune, keegi on pannud seinale mingisuguse graffiti, aga seal on mingi point sees. Et neid sõnumeid tegelikult ongi äge, et sa näed või kui sa märkad neid elus, siis neid võib hästi erinevates kohtades tulla. Ja ma tavaliselt siis kirjutasin nad ülesse. Mul oli neid ikka juba päris palju ja siis tuligi see järgmine, mis oli meil, et ma tundsin, et ma tahaks graveerida neid enda jaoks, mis on mingisuguse hästi tugeva emotsiooni mulle anda, et ma tahan neid jagada. Ja sealt järgmine oligi, et tulid seal need horisontali, need kaelakeed, mis on eks ju plaadikesed ja siis tuli üks hästi suure looga on see Teen, mis tahan käevõru. Et see oli mul, kui mul oli esimene tütar sündinud, et siis minu jaoks kuidagi oli hästi raske selle uue rolliga siis harjuda, et ma olin nii kaua saanud teha täpselt seda, mis ma tahan kogu aeg ja äkki ma tundsin, et kuidagi noore emana, et ma ei teagi, miks mul see uskumus oli, aga mul oli uskumus et siis, kui sul on nüüd laps, et siis ei tohiks enam. Ja kui ma siis jõudsin selle erinevate kokkusattumuste põhjal, ma jõudsin lõpuks selle arusaamiseni, et tee, mis tahad kogu aeg ja see oli hästi huvitav näha, et nii kui see sinna käevõru peale läks, et kui paljudel tegelikult naistel see resoneerus või nad kohe et kõik tahavad teha ise ja samas see andis ka minu jaoks, miks ongi see sõnumid võib-olla nii huvitavad, et ma sain ka mingisuguse peegelduse ühiskonnast, et samas võis ka olla sellist reaktsiooni, et oi, et see on nii egoistlik. Aga minu jaoks oli see tähendus see, et tee, mis tahad, et sa ei tahagi ju kellegile haiget teha või halba, aga et hästi oluline on kogu aeg jälgida, et sa ise endale liiga ei teeks, on ju. Et tee, mis tahan, on tegelikult väga positiivne ja ma tahan, et mu lastel on hästi, ma tahan, et mu omastel on hästi, ma tahan, et mul ka hästi kõik oleks. Et need sõnumid on sellised, mis on hästi palju sükast ägedat mingit dialoogi või tagasisidet mul andnud mõlemat pidi. Ja kuidagi ongi huvitav võib-olla see, et tuleb mingi sõnum läbi ja siis sa tegelikult avastad, et oi, et see on hästi aktuaalne, see ei ole ainult sinul.
et see ongi nagu paljudel on parasjagu sellega mingi teema, et näiteks hetkel on mitte see teen, mis tahan enam nii popp, vaid kõik on võimalik, mis on nagu mingis mõttes sarnane, aga tal on natukene teine nagu energia minu jaoks või tähendus, eks ju. Et nüüd on nagu tegelikult see kõik on võimalik, mis on nagu üliäge, et tegelikult kõik liigubki nagu positiivsema poole, et see teen, mis tahan, on võib-olla rohkem selline, ma oskagi öelda, et see kas mitte nüüd, et ta tööga, aga kuidagi nagu selline, et sa pead nagu läbi vahel võib-olla suruma või midagi nagu selline nagu raskem lähenemine ja siis kõik on võimalik, on tegelikult see, et kõik ongi võimalik ja kõik lähebki nii nagu vaja ja võtta rahulikult, on ju. Et need sõnumid on jah, nagu pidevalt tulevad ja ma mäletan, kui tuli see Mind ei murra, see tuli peale siis, kui teine laps oli sündinud. ja see Mind ei murra oli võib-olla minu jaoks, ta oli nagu ühe tähendusega, aga samamoodi ma nägin, et seda sõnumit oli hästi paljudel vaja ja võib-olla nende lugu oli natuke teine, aga ma nägingi, et oi, et näed, et seda sõnumit oligi vaja edastada või see oligi vaja välja saada selle jaoks, et seal oli veel inimesi, kelle see aitas, on ju. Et see on nagu see äge pool minu arust, kus ma arvan, et enamustel, et kui ma ütleks, et issand, ma lihtsalt tegin mingi kaelakee või ma tegin lihtsalt käevõru. Mis on ilus. Jah, et see nagu mulle endale midagi hingeliselt ei annaks. Aga see, kui ma näen, et su otseselt see, mida sina loonud oled või mis idee sul on olnud või sõnum, et see on kuidagi aidanud kedagi teist, siis see on see, mille sa selle hai nagu saad või selle, mis tegelikult nagu edasi sind käivitab tegutsema, on ju. Et see on lahe. Need sõnumid pakuvad tuge naistele justkui, et iseendale ka. Iseendale ka ja teistele naistele täpselt samamoodi. Et ma endiselt loon tegelikult, et mul on seda küsimust tulnud päris palju eelnevalt sinna aastate jooksul, et kuidagi, et võib-olla kui see enam ei ole popp või see või teine asi, et ma olen alati loonud asju iseenda jaoks. Et niisugune isekas lähenemine on ju, et ma teengi nagu ainult neid asju või neid tooteid või neid ehteid või neid sõnumeid, mida mina tunnen, et mul on selle hetkel vaja, on ju. Et mina tahan neid kanda või mul on vajalik seda sõnumit endale meelde tuletada. Ja siis ma olen alati naernud, et et kui siis keegi teine ei huvita, et ma kannan ise, et need on niisugused asjad, mis mulle meeldivad, on ju. Nii et niisugune võib-olla natukene selle koha pealt niisugune teistmoodi lähenemine, et ma ainult ei jälgi seda, mis trendikas on, et tore, kui see nagu kokku langeb, on ju, aga hästi oluline on, et see oleks isiklik kogu aeg, kogu mu looming. Mul on tunne küll, et Eesti naised leiavad sellest väga tuge, et vaadates, mida nad kannavad, mida ma isegi kannan, siis tegelikult leitakse sellest tuge, et olgu selleks midagi väga väikest, peaaegu märkamatut sinu loomingust või siis vastupidi, see ehe võib olla selline, mis paistab juba kaugele. Aga üks suuremaid äramärkimisi, mis disainerile võib osutuda, mulle on ka see osutatud, on Kuldnõelane nomineerimine. Palju õnne, Kadri! Ja palju õnne, Kris! Et sa korraldasid imeilusa meeldejääva show, kui sind nomineeriti eelmisel aastal Kuldnõelale. Räägi sellest natuke, kuidas see aksessuaaridisainerile on täiesti midagi uut. Ma mäletan, minu jaoks oli selle täiesti uues situatsioonis, sest me ju ei loo rõivaid teadu poolest. Ja nüüd pannakse sind koos moedisaineritega kokku, nii et sa pead panema modellid laval kõndima ja olema nendega võrdväärne. No ma mäletan, ma küsisin kuidas sinult. Kuidas sa seda tegid? Ja ma mäletan, ma tahtsin muuseas öelda veel kuulajale, et me Krisiga päris tihti peame nõu. Et tegelikult on aeg-ajalt ikka tuleb selliseid hetki ette. See võib-olla on nagu disaineri elus, aga mõnikord ka nii-öelda ärinaise elus, kui sa vaja kellelgi nõu küsida, siis Kris on küll üks neid, kelle käest mina tihti küsin. No sama siin. Nii tore kuulda. Ei, see oli jah hästi, ma ütlengi, et see ise kindlasti samamoodi mäletad seda tunnet, et isegi kui juba see kõne tuli nagu, et on nomineeritud, siis kuna
sina olid esimene aksessuaaridisainer üldse, keda nomineeriti ju, Kadri. No, et ta on nagu, minu jaoks vähemalt oli täitsa nagu ülim üllatus, ma nagu üldse ei oodanud seda. Ja samas, kuna mul enda tundus, et ma ei ole ju sellega väga kaua veel tegelenud, kui ma võrdlen siin tennise maailmaga, et siis ma tegelikult ehtemaailma ja sellise, nagu ütleme, selle poolega olen palju vähem aega tegelenud. Et ma olin hästi üllatunud ja samas nagu õudselt tänulik, et on märgatud või et arvatakse, et vau, et üldse nomineerida sellisele asjale. Ja siis järgmisena muidugi ma oligi, et hakkasin kohe läbi helistama, et Kadri, issand jumal, mis sa tegid, kuidas sa seda tegid, on ju. Et ma arvan, et sellised katsumused ja sellised võimalused, kus sind nagu tegelikult lükatakse sellest turvalisest karbikesest välja, on hästi-hästi vajalikud. Sest mina avastasin, et võib-olla jah, mingis mõttes ta on alguses natukene selline, sa võidki minna kahte teed, kas sa siis nüüd hakkad põdema ja pabistama, et issand, kuidas sa selle kõigega hakkama saad, või sa vastupidi võtadki selle välja kui nagu sellise võimaluse teha midagi veel suuremalt, on ju, teha midagi selliselt, et sa saad nagu veel rohkem näidata nagu seda oma maailma või oma lugu, on ju. Ja see oli, kogu see protsess oli minu jaoks hästi äge. Nagu näha, kuidas mingisugustest ideedest hakkaski vormuma nagu läbi see lugu, mis üks moment, kui me olime nagu tegelikult kõik need tooted olid tegelikult või nagu need olid juba valmis ja ka see kogu lugu tuli nagu kokku niimoodi nagu äkki. Ma mäletan, me istusime Liis Platoga, kes aitas stilistika osas mind ja ta kuidagi nagu küsis, et mis järjekorras me siis selle teeme ja mu tõesti olid kõik need nagu komponendid olid juba valmis, juba olemas, juba oli teada, et me teeme kõik, et nad on mustad, ühesõnaga, et nagu hästi palju detaile oli koos, aga sükest ühtset nagu, ütleme siis, et mis järjekorras me selle loo räägime, seda ei olnud ja siis see käis niimoodi nagu naksti, et mul äkki oli kõik selge, kõik nagu kukkus tükk oma kohale ja see oli nii äge feeling ja siis ma ütlesin talle, et see on nagu, et see ja see ja see ja see, sest see tähendab seda ja siis läheb sinna, on ju. Ja siis sul on endal siuke tunne, et issand, kus see info tuleb, on ju. Ja see on nagu, ma arvan, et see on üks ägedamaid asju loomise puhul üldse, kui nagu äkki see pusle kokku niimoodi tõk, on ju, kukub. Ja siis juba järgmisena muidugi see, et sa saadki kasutada seda lava, sa saad kasutada seal soundi, sa saad kasutada filmi, sa saad kasutada, kõik see kokku panna, on ju, ja sa saad selle loo nagu, sa saad nagu rohkem seda tausta rääkida, sest kui ma mõtlen, et kui nagu tavatoode on sul kusagil müügis, siis ma saan nii palju lugu rääkida, kui see väike must kaart sinna mahutab, on ju. Ja, või Instagramis pildi alla kirjutad või kodulehel pildi kõrvale. Just. Aga ma tunnen, et jääb puudu nagu midagi vahel. See inimene ei ole nagu selle sinu loo sees, et ta vaatab seda just kui distantsilt, aga seal tõesti seal show'l viibides sa satud just kui ise selle loo sisse ja siis sa saad nagu aru, et kas see on see lugu, millest kas sa tunned, et sa oled selles loos, kas see ongi see sinu lugu või see ei ole sinu lugu. Ja minu arust, mida tugevamalt disainerid seda suudavad jutustada, seda nagu paremini see jõuab vaatajale kohale. Ja minule väga jõudis sinu lugu kohale. Aga jah, ühesõnaga, ja siis muidugi see teine osa selle kogu protsessi juures võib-olla, mis oli keerulisem, oligi kõik need, et modellid ja kõik need detailid, mingi valgustus ja et kuidas, mis sul kõik on vaja läbi mõelda. Ma mäletan, ma naersin, ma ütlesin, et Liis, küsisin, et kuule, aga kus on nagu, et mul on nagu Hedvig ja Rutt, kes on ju alati olnud ka piltidel, et nemad olid kohe nõus kaasa lööma, aga sul on vaja rohkem kui 2 inimest, on ju. Ja siis oligi, ma ütlesin, aga et kust sa nagu, ma ei tea, et kust sa modelle saad, et mul pole kunagi vaja olnud, on ju, et nagu Rutt ja Hedvig ja that's it, eks ju. Aga kus ülejäänud tulevad? Jah, et kuhu ma pean nüüd pöörduma või mis ma pean tegema või kuidas see käib, see süsteem üldse, eks ju. Ja siis ka see läbi mõelda, et nagu, mis tüpaaža sa siis tahad või mis sa tahad, nagu, sest kõik ju loeb, kõik see, kes see inimene on, kes seda presenteerib, kuidas, mis on ju kõik need detailid nagu läbi mõelda, et see oli siuke hästi hea kool.
siis sinna juurde ju kõik need intervjuud, mis nad teevad ja kogu see nii-öelda see pressi pool võib-olla, mida mul igapäevaselt, mitte et seda üldse ei ole, muidugi seda mingis mõttes on niikuinii, aga palju vähem oli. Ja siis viimasena oli veel minu jaoks nagu hästi suur challenge see, et meil oli seal ju show ajal nii, et ma nagu lugesin seda mantrat, mis mul tuli, on ju, et ma lugesin seda ise. Ja ma õudselt algu tahtsin pushida, et võtan mingi näitleja, sest tegelikult see mantra või see teema, mis ma esitasin, oli nii isiklik, et mul natuke siuke tunne, et sa oled nagu alasti, nagu seal ees on ju. Ja siis ma jõudiski kohale see, et vahel tulebki teha asju, mis ei ole mugavad võib-olla, sest et ma sain ka, et ei, et see ongi sinu isiklik lugu ja sa peadki julgema seda nagu ise välja öelda, on ju. Et see oli nagu hästi võõras kuulata siis seda oma häält nagu niimoodi puumimas üle selle saali, on ju. Et või näha nagu seal suurel ekraanil, et kui sind on filmitud, et siis näha seda suurel ekraanil seda, kuidas sa räägid, nagu kõigi, mina ei tea, minul kindlasti on, et mu hääl kõlab nii imelikult või issand, miks ma kogu aeg niimoodi teen käega või miks ma, nagu mingi see tiks on ju siuksed naljakad. Väga tuttavad emotsioonid. Ja siis kuidagi see nagu võib-olla läbi selle protsessi ma jõudsin jälle lähemale sellele, et aga sa nagu aktsepteerid ennast siukse nagu sa oled, et aga see ongi, et ma olengi selline, see on fine, et ei pea sellise nagu enese kasvatamine läbi. Ja aktsepteerimine kuidagi ja selline, et ei aja nagu seda perfektsust nii-öelda taga, et sa oled nii nagu sa oled ja samas ka aktsepteerid, et see on see lugu, mis ma tahan nüüd näidata, see on see, mis ma tahan, kuidas ma tahan seda näidata ja keskenduda hästi just sellele protsessile siis võib-olla rohkem, et ma ei mäleta, et ma oleks mõelnud nagu sellele, et issand, et mis nad nüüd arvavad või muidugi sa loodad, et see jõuab kohale, aga sa ei saa nagu, mina ei saa kontrollida seda, mida need teised inimesed, kuidas nad tunnevad või mis nad mõtlevad, aga mida ma tunnen, et ma saan kontrollida, on see, et kuidas mina seda lugu räägin. Ja see ongi ainus, mis ma saan teha, et ma saan lihtsalt ennast väljendada nii, nagu ma väljendan ja edasi tuleb lihtsalt nii-öelda jätta see, läheb nagu läheb, on ju. Et see lõpp, kogu see päev, ma mäletan õudselt hästi oli, mina kaifisin hästi, ma olin suu kõrvuni terve see päev, on ju. Ja kõik need protsessid, kuidas, ja ma ei tea, võib-olla ka tänu sellele, et kõik läkski kuidagi hästi ilusti, hästi rahulikult, on ju, et mul jõudis vist hommikul või eelmine õhtu korra, ma jõudsin nagu natsimine, et äkki see läheb valesti, äkki see, on ju. Ja kuidagi ma sain endal sabast kinni ja mõtlesin, et ma põhimõtteliselt võingi terve päeva ära rikkuda ja muretsedagi kogu aeg, iga asja pärast ja võib-olla nad ei lähegi valesti, aga siis ma lihtsalt muretsengi päev läbi. Või et ma võin seda asja õudselt nautida ja niikuinii läheb nagu läheb, eks ju. Ja sa valisid nautimist. Ja see oli nagu nii super ja siis lõpuks, kui see kõik on sinna nagu lavale jõud ja kõik on läinud nii, nagu mina olin seda kuidagi ette kujutanud, et kõik läks täpselt nii, siis mul oli täpselt see tunne, et jess, on ju, et see, mis sa olid nagu kuidagi, ma ei tea, jaanuaris-veebruaris hakanud looma, sa olid ette kujutanud ja see toimiski, see tuligi ja see läkski nii nagu vaja ja siis see muidugi, et kui sa saad seda positiivset tagasisidet, et näiteks kui sina praegu ütled, et sul läks see nagu väga korda ja ma tean, et Mare Kelpmann tuli peale show'd, ütles, et talle kohutavalt meeldis ja et kui sellised nagu inimesed, keda sa ise väga-väga austad loominguliste inimestena, tulevad pärast ja annavad sulle positiivset tagasisidet. et see on nagu hästi, see on hästi mõnus tunne, muidugi. Või kas või see, et sa kuuled hiljem, et oi, et ma ei ole kunagi teinud moeshow'd, et need inimesed, kes on nagu palju teinud, ütlevad, et oi, et kuule, et super, et issand, et väga hästi on ju. Et sellised asjad on nagu ägedad, et annavad seda enesekindlust, et sa julged võib-olla midagi jälle uut proovida või jälle midagi teistmoodi teha või kuidagi laiemalt mõelda, on ju. Et hästi kihvt kogemus oli, jah. Ja ma olen täiesti sinuga 100% nõus. Aga ma tean, et sul on 2 väikest last. Kuidas su igapäevane tööpäev ja siis sul pere ja töö on kõik omavahel seotud, ma tean, et kuidas sul igapäevane päev välja näeb? Täiesti tavaline päev. Ei ole ühesuguseid päevi. Ma arvan, siin võib jälle kindlasti sinult sama küsimuse küsida, et sul on sama, et sul ei ole tööpäev ja puhkepäevi, mis ühest küljest on hästi positiivne, et kui on vaja, siis ma saan olla oma lastega ja samas, kui
kui ma tahan, siis ma saan ka minna laupäev-pühapäev ja teha tööd, et noh, kõik nagu sa ise saad sättida kõike nii, nagu sul kõige parem on. Ja kui siis ei ole nii, nagu sul kõige parem on, siis ei saa kedagi teist süüdistada, et siis tuleb iseenda otsa vaadata, et mida nagu muuta või mida teisiti teha. Et ma vaatasingi nii-öelda siin viimased paar aastat oli kindlasti hästi palju nagu lastele suunat, nad olid nii väiksed. Et mul nüüd sellest sügisest mõlemad lapsed lasteaias, nii et ma alles avastan, mis on nüüd paar nädalat olnud või. Et kus sul on nagu täis pikad päevad, kus sa nagu saadki keskenduda võib-olla jälle rohkem enda asjadele ja hakata mingisugust sükest nagu töörütmi sättima, et muidu oli tõesti süke hästi palju puusalt tulistamist, et lihtsalt kui tekkis moment, siis ma ruttu jooksin stuudiosse, tegelesin oma asjadega, hästi palju tegin tööd oma iPhone'ist, nagu uskumatult palju. Ja kusjuures mul ei olnudki iPhone'i enne, kui lapsed sündisid, sest mul nagu üldiselt ei meeldinud kogu aeg see telefonis olemine. Ja siis ma selle sain ja avastasin, et ei pea nagu kogu aeg siis olema arvutiga kusagil nagu tööruumis on ju, vaid ma saingi põhimõtteliselt kärutada ümber pargi kuskil ja samal ajal tööd teha. Et ühest küljest hästi intensiivne, teisest küljest jälle andis ta nagu mingi teatud vabaduse, et sa saidki tõesti nagu ise valida võib-olla, kus ja millal ja kuidas sa tegid seda oma töö poolt. Aga tavapäev, siis see on selline manageerimise pool, aga kui sa vajad näiteks, kui sa lood uusi ehteid, siis ma tahan üksi olla. Siis sa tahad üksi olla ja siis sa ei saa niimoodi, et lükkad kärpu. Siis on nagu kuskil, et ütleme siin eelnevalt on nii olnud, et siis ma lihtsalt omal abikaasaga kokku leppinud, et ta teab, et ma lähen, ma panen tavaliselt telefoni ka vaikse peale, et kas ta on siis nädala keskel või ta on nädala lõpus või kuskil, et ma saan tõesti terve päeva nagu, ja siis ma valin üldjuhul sellise aja, et kus ma ka tean, et ei tule inimesi just parasjagu stuudiosse, et seal ei ole kedagi teist, eks ju, mu tiimist. On sellist aega üldse olemas? Ja me ei ole vaata kogu aeg lahti, et me oleme, et kas siis seal näiteks esmaspäev, neljapäev hommikud on hästi rahulikud kuni 4 on ju, nädalavahetused on rahulikud, et mul on jah sükest nagu aega vaja, kui sa saad katsetada või nagu proovida ja muidugi on vaja. Ja aga samas, kui ma mõtlen nagu samas siis, kui see kõige alguse faas on läbi, siis mul jälle meeldib nagu selline dialoog, et siis ma tahan kellegagi nagu näidata, arutada ja küsida, siis mul proovida. Täpselt, et siis on nagu järgmine faas, kus ma pean seda saama kuskil nagu nii-öelda turvalises keskkonnas jagada, et mul tekib võib-olla endal mingi uus arusaam või uus mõte, võib-olla see teine inimene ütleb midagi, mis mind kuidagi suunab ja ma mõtlen, see oleks veel ägedam niimoodi on ju teha, et siis on ma jälle sükest nagu peegeldamist. Võtta tunnen täpselt sama, et mul on ka kuidagi nii, et mingi hetk on seda täiesti üksi olemist vaja ja siis, kui sa oled jõudnud mingisse faasi, siis on nii ruttu on vaja kellelegi näidata, sest et seda on vaja kohe seda tagasisidet, et siis see mõte nagu kuidagi liigub. No sa ise kannad on ju enda loomingut. Ja mina kannan alati ainult enda loomingut just sellepärast, et ma siis esiteks tehniliselt näeks, kuna koti puhul on see, et ta peab vastu pidama üks kott päris pikalt. Ja teine asi on ka see, et visuaalselt, et kuidas ta inimese keha peal on, et sul endal no täpselt, et sa näed tegelikult mingisugused kohad ju enda peal ära, et mis ta toimib, mis võib-olla saaks paremini teha, on ju, et nüüd ma naersin siin see viimane toode, mis meil veel poodidesse ei ole jõudnud, aga mis nüüd stuudiost juba saab, on need suured rõngad, on ju. Ja kuna ma tahtsin, et 3 suurust on, 3 suurust oli sellepärast, et algul pidi ainult 1 tegema, aga loomulikult siis kui hakkad juba midagi tegema, siis mul tuleb alati neid ideid juurde, on ju. Ja nende kõige suurema suurusega oli see, et ma vist tegin 6-7 korda, neid võtsin ja lahti, tegin uuesti, sest et oli vaja, et nad on kantavad, et nad ei ole nagu liiga rasked, aga kuna ma kasutan neid päris kive, siis kividel on nagu see oma raskus, on ju, siis tegin 1 suuruse, panen kõrva, ei hullult venitab, ei siukstega küll nagu, et ja siis veel arutame seal pärast nagu nende tiimitürukutega, et keegi veel ütles, et aga et nii ilus, et kas või õhtuks ainult, ma ütlesin et mulle nagu üldse ei meeldi
noh, ütleme sama, mis kingade puhul, et kui ma nüüd tahan kingad endale uued osta, siis ma ei osta siuksed, mis ma tean, et ma saan pool tundi kanda ja siis mul on nagu ebamugav. Ainult õhtuks. Jah, et noh, ehete puhul on sama, et minu jaoks nad peavad nagu ülikantavad olema, et nad ei tohi häirida, nad ei tohi kuidagi rasket sul olla, nad ei tohi haiget teha, on ju, et nad peavad nagu nii mugavad olema. Ja siis ma katsetsimegi, kuni me jõudsime siis sellise optimaalse suuruseni, kus ta nagu sul, sa tunned, et on, aga ta on täitsa nagu et sa võid päev läbi sellega käia, on ju. Et noh, mingid sellised ja no sa ei saagi enne, et sa pead ise endale ta panema kõrva, sa pead ise proovima, et sa saaks üldse aru nagu, noh, mis tunne on või kuidas või... Sa satud sellega kuhugi uude situatsiooni, siis sa näed, kuidas see ese käitub seal situatsioonis, kas mingi uue rõivastusega või näiteks lähed poodi või kui sul on juuksed lahti, juuksed kinni, ehete puhul ma kujutan ette kõrvarõngast. No sama nagu, mul tuli kohe meelde, vaata see kotimudel, mida sul saab kanda, et sa kannad nagu öö peal või sa kannad üle õla või ja noh, vahelt ongi siuke, et sa hakkad kasutama, siis sa hakkad mängima, on ju sellega ja siis sul tuleb nagu neid ideid nagu juurde, et selles mõttes ma naeran, et minu arust inspiratsioon tuleb nagu kogu aeg igalt poolt. Ise pead nagu lihtsalt aktiivselt seal sees olema. Sa pead nagu... tegutsema kogu aeg, et kui sa ei tegutse, siis ei tule. Aga kas sul on mingi lemmikkehe või mingi siuke päris oma lemmik? No ma saan aru, et ma tean, see on selles mõttes nagu suhteliselt loll küsimus, et kui keegi küsiks minu käest, kas sul on oma lemmikkott, et tegelikult mul ei ole oma lemmikut. Samas ma suudan välja küll mõned selles mõttes välja valida, et nad on millegi pärast erilised. Kas sul on mingi selline eriline? Ikkagi Time to Rock on. Time to Rock, jah. Ja mul on ka nagu perioode, ma siis naersin, et nüüd ma olen hakanud, nagu oli võibla mingi periood, kus ma ei kandnud ise ja nüüd ma kuidagi on mul jälle uuesti. Et ma usun, et ongi siuke natukene nagu ringlev asi, et mingi moment et ütleme, mul on mingi oma set, mida ma siis kannan ja ma võin seda kanda, ma ei tea, 3 kuud, 6 kuud ja siis tavaliselt kas ma siis kuidagi, kas mu riietusstiil muutub või ühesõnaga mingisugune tõuge on, mis ma tunnen, et ma tahan mingit muutust ja siis mul võib-olla kas lisandub sinna midagi või vastupidi, võib-olla ma tean, ma talvel kandsin hästi palju selliseid nagu suuri, jõulisemaid ehteid, siis suvel ma tahan selliseid nagu peenikesi ja ketikesi ja nagu, aga et ongi, et ma nagu siiamaani, mina näiteks ei viitsi iga hommik õudselt mõelda, mis ma nagu ehete osas panen, et mul on nagu mingisugused setid, mis ma tean, mul toimivad praktiliselt kõigega ja siis on niimoodi lups peale ja ma olen uksest väljas. Et võib-olla pigem sõnumid, et mul on, see kõik on võimalik, on alati on ju peal, mind ei murra, Time to Rock, mingid, et mul on nagu sellised, tõenäoliselt ma olen ise suht siuke klassikalise joonekandja, niikuinii mulle meeldivad siuksed lihtsad asjad, mis on nagu, ongi, et võib-olla... Aga mingi väikse kiiksuga ikkagi. Ja et siis ütleme, need kõrvak, et need ma olen päris palju nüüd pikalt kandnud ja... Ma ütlen kuulajale, need on väiksed kullast, sellised pallikesed ja minul on kõrvas natukene väiksemad veel. ja siis nüüd ma avastasin, et kuna mul meeldis see selline suvel selline, mitu ketti korraga, siis meil tuli see uus see Joker, on ju, mida samamoodi, et mulle meeldib, et sa saad teda, kas pikemaks, lühemaks, et ta peab nagu hästi palju variante peab selles asjas olema, et ma ei kujuta ette, et ma saaks ainult ühe kleidiga mingit asja kanda, siis ta põhimõtteliselt mul seisab see ehe, on ju. Et mulle meeldivad siuksed multifunktsionaalsed ja pärl meeldib, pärl on praegu nii popp, aga mul on ta nagu, ta on mul päris pikalt see pärl meeldinud, et mul siuksed klassika. Jah, mulle meeldib klassika, kiiksuga klassika. Praegu on sügis ja paljud disainerid esitlevad oma uusi kollektsioone. Kas sul on ka plaanis midagi sügisel uut täiesti? Me ei too täiesti uut kollektsiooni, meil on tulnud uusi tooteid küll juurde, aga kollektsiooni mõistes lihtsalt me vaatasimegi, et meil on nii palju tootevalikut juba ja iga kord, kui ma proovin midagi võtta vähemaks, siis raudselt 2 päeva hiljem keegi kirjutab, et just seda ehet otsib, on ju. Et on nagu, ma olen nagu hästi aeglaselt saanud seda meie tootevalikut nagu vähendada ja kuna see on juba nii lai, siis ma tunnen, et hetkel on nagu minu jaoks seal kõik komponendid olemas, mida ma ise tahaks kanda. Ja ma ei taha luua kollektsiooni uut lihtsalt sellepärast, et on sügis ja peab looma uue kollektsiooni. Et on lihtsalt uus. Jah, et õnneks ma tunnen, et ma ei pea seda formulat
järgima, et on nagu see vabadus, et sa sa saad luua mingist teisest kohast, mitte sellepärast, et poodidesse on uut kollektsiooni vaja. Aga mina tean küll ühte uut asja, mis meil on tulemas. Nimelt meil on 10. oktoobril koos Krisiga Love This üritus, mis tegelikult, mida me oleme teinud ju juba aastaid, nüüd on pikk vahe sees olnud, aga kas me esimest mitte ei alustanud siis, kui mina olin siin üle tee Pärnu maanteel ja sina... oli küll, oli. Ühesõnaga, me oleme stuudioid kolinud ja tagasi kolinud, aga nüüd on tulemas järjekordne Love This. Ma täpselt ei mäleta selle numbrit, aga me kindlasti paneme selle podcasti notesidesse kirja, mis numbriline Love This saab olema ja meil on plaanis selle raames, jätke meelde 10. oktoober, üllatusi ja tulge siis kindlasti Pärnu maantele, sest saate külastada nii Krisi stuudiot kui minu showroom. Aitäh, Kris! Aitäh sulle, Kadri!